Tere hommikust kõigile! Minu nimi on Jaanika Mõru ja täna on minuga siin veebikooli hommikusel ampsul ilmselt, ma arvan, Facebooki kõige rohkem tag'itud inimene. Brit Mesipuu, kes aitab väga paljudel inimestel Facebooki kontosid korda saada, aga oskab ka anda üsna palju nõu selle osas, mida ja kuidas siis sotsmeedias teha, selleks, et saada seal päriselt levikut ka. Et minu arust on tänane teema lihtsalt nii hea pärast siia jaanipäeva, niikuinii keegi väga sotsmeedias postitada ei viitsi, ega kõik muudkui kerivad, kuidas siis saaks selle võimalikult väikse vaevaga nii, et levikut oleks ja ise ei peaks ka üle pingutama, onju. Et Brit, täna sa meile sellest oledki rääkimas. Tere hommikust sulle, Brit! Sul mikrofon veel kinni pane, seega sisse, siis kuulame Vahest, sinu. vahest tasub küll panna sisse, jah. Kui ma teadsin, et täna oled sina tulemas, mõtlesin küll, et lõpuks ometi, siis ei pea suvel nii palju pingutama. Sul on hästi palju slaide, sa hoiatasid, aga mis sa arvad, kas pärast tänast kohtumist on olemas need nipid, et siis tõesti ei pea nii palju pingutama? Need võiksid olla elementaarsed kõigil nagu, et mulle ei meeldi sõna nipp, see tundub sihuke trikitamine. aga see jah, need võiksid olla siuksed elementaarsed teadmised, et mida tehes silmas pidada ja mida üldse postitada ja kellele postitada, et siis me käime nagu põgusalt need üle siit. Toon mingeid näiteid ja hästi okei on, kui vahepeal küsite. Sina siis Jaanika jälgib neid küsimusi, ma tegin tegelikult laiviga lahti, võtsin siin telefonis mul 3 ekraani ees, et võib-olla ma ise ka siin märkan, aga jah, vaatame, kuhu me välja jõuame. Super, aga siis lava on sinu, mina jään küsimusi siis jälgima ja juba näen, et inimesed kirjutavad, nii et ma hakkan neid julgelt vaatama. Brit, sa võid ilusti, slaidid on juba ees, nii et saad jätkata. Nii, okei. Ma teen niimoodi, et mul on siin linke ka sees, et ma kogun need lingid kokku pärast ja panen näiteks sinna gruppi Mhm. postituse alla, eks ju. Et siis te ei pea neid jälgima. Nii, paari sõnaga endast, et Miiloses töötan, reklaamitööd ja mina tegelikult või peamiselt tegelen siis sotsmeediaturundusega ja kodulehtede sisuga ja siis annan koolitusi. Koolitusi avalikke väga ei ole, et pigem tellitud koolitused, kuna mulle lihtsalt meeldib, et kui on mingi teemas sees ja kõige rohkem siis teen konsultatsioone, et siuksed üks-ühele ja noh, võib-olla mõni on juhtunud lugema ka artikleid et ja lisaks on paar vabatahtlikku projekti. Aga siis esimene asi alati, et kui hakata tegema üleüldse postitust, hästi klassikaline asi, et ehk siis persona on ju, et kui ma tean, kellele ma teen, et see nagu, et kui ma ütlen, et minu ma postitan, te võite siia kirjutada ka chati, ma nüüd jälgin ise ka, et kas kellelgi on konkreetselt persona kirjas, võib sinna mõne sõnaga panna ka. Et kui ma ütlen, et ma postitan, ma ei tea, 30 kuni 50 aastastel naistel, et minu sihtrühm on see, onju, siis see postitus on eos juba selline ümmargune, sihuke klassikaline ai, sellepärast et kui sa nagu üritad kõigiga rääkida, siis tegelikult sa ei räägi kellegiga, et see ei kõneta lihtsalt. Et sellepärast persona on siis see täpsem, kus sa siis mõtled, et ma kirjutan näiteks, ma ei tea, 34-aastasele Kaile ja tal on 2 last versus see, et ma kirjutan, ma ei tea, 32-aastasele Maile, kellel ei ole lapsi ja kes on vaba ja vallaline, et mis sõnadega sa seda siis postitust üles ehitad, on hoopis teine asi. Ja noh, klassikaline näide, mis on alati, ma eile otsisin kusjuures seda, et kas ei ole tõesti tehtud King Charlesiks see reklaam ära. et see on niimoodi, et nad on sama vanad või noh, olid siis samast soost, mõlemad kõrge sissetulekuga, abielus ja lemmikloom, aga see, kuidas sa siis pöörduksid King Charlesi juurde versus siis Ozzy Osbourne'i poole, on nagu totaalselt erinevad, et see, mis kõnetab ühte, ei kõneta teist, et ma ei tea, kas ma ütlen teile siin, et joo-joo, Bifid, mis täna teeme et läheb siin ägedaks koolituseks või konsultatsiooniks või webinariks versus see, et lugupeetud daamid ja härrad, kes te kõik siia kokku olete kogunenud, täna tegeleme turundusega et see on hoopis teine asi. Ehk siis ennem kui sa üleüldse mõtled, et mida postitama hakata, et see natukenegi leviks, sa pead teadma, kellele sa teed. See nüüd ei tähenda seda, et sa teed Facebooki siis näiteks ainult mingitele lapsevanematele, Instagrami teed vallalistele ja siis LinkedInis oled üldse
meestele, kes nagu maksavad lõpuks vaid sa mõtled selle suuna välja. no toon näite, et kui ma tegin Noored Kotkad Face'i ja Insta lehekülge siin eelmisel kevadel vist või üle-eelmisel, siis neil on ka Facebook ja Instagram, aga ma valisin välja, noh näiteks oli siis selline noorte kotkaste mingi laager. Pildid olid samad, aga ma lihtsalt vahetasin Instagramis, panin pildid niimoodi, et poiste pildid olid eespool, kui nad seal müttasid metsas, tegid mingeid neid noh, õppisid, kuidas tuld teha ja kõik sellised asjad, need pildid olid eespool karussellis ja siis tagapool olid siis natukene nagu siuksed tavalisemad pildid. aga kirjutasin, et kui sa tahaksid ka järgmine nädalavahetus näiteks poistega koos olla kuskil metsas, õppida midagi, kuidas ise päriselt ära teha, proovida drooni, lasta püssist onju, siis liitu Noored Kotkad liikumisega. samas Facebookis ma võisin panna needsamad pildid, aga ma kirjutasin sinna, et kui sa sooviksid, et su laps ka või poiss ka tegeleks millegi muuga, mingi praktilisega, aktiivse, mis iganes asjaga, et siis näe, vaata, pane Noored Kotkad sinna gruppi. või siis, et või kui sa tahaksid üldse olla ise juhendaja, ehk siis ka see oli suunatud nii lapsevanematele kui siis rühmavanematele. et noh, see on niisugune hästi lihtne näide. Ja Triin, vastuseks meestele, kes maksavad. Minul on küll niimoodi, et konsultatsioone ostavad naised, aga mehed tahavad teenust. et lihtsalt need on nagu, et ah, ma ei viitsi. naised on, et õpime ise ära, mitte üldse halvaga. Nii, ja siis, kui sa oled paika pannud selle, kes võiks olla sul see kõige rohkem maksev siis persona või siis ütleme inimene, siis mõtle, et mis on tema vajadused, mida on sul vaja rahuldada, et keegi ei taha sulle lihtsalt maksta. pärastpool on mõned näited ka. et siin on üks näide sellest, kuidas ettevõtjate grupis oli, kus otsiti kristlastest sõpru kontakte, kes tegelevad kodulehtede loomisega ilma ai-ta, kasutades WordPressi. et väga konkreetne küsimus, et ei olnud lihtsalt, et soovin kodulehte ja siis, kui sa ütled, et kuule, minu spetsialiteet on ma olen kristlane, kes tegeleb kodulehtede loomisega. ütleme noh, näitena, et kui sa oled ka ema, kes tunneb, et tahaks nagu turunduses edasi õppida, aga sul on laps või lapsed ja see graafik on vahest mitte paindlik, et sa pead, ma ei tea, lapsi haigeks ootamatult, et siis mina olen see, kes aitab sul seda turundust õppida, ehk ma olen ka paindlik, mul on ka lapsed, ma tean, kuidas see asi või noh, kuidas see võib kaootiline elu olla. et selles mõttes, et tema vajadus on saada paindlikku koolitust, on ju, mina saan talle pakkuda või tema vajadus on, või noh, sa ei lähe Selverisse ostma saia sellepärast, et maksta Selverile raha. sa lähed sellepärast, et ma ei tea, sa ise tahad mingit meesaia, laps tahab Nutella saia või sul on vaja, ma ei tea, parte söötma minna et see vajadus ja siis sa vajutad selle vajaduse nupule, et kas sa tahaksid seda sellepärast, et keelekasutus, no seesama, mis ma ütlesin. üks näide tuleb ka pärast siit, et kas sa ütled seal daamid ja härrad, noh seda sotsimeedias üldse ei soovitaks, sest et siis see distants on juba niimoodi, samuti näiteks sina ja teie, et kui ma kirjutan, eriti kui suure tõhiga teie, siis see on juba niimoodi, et oo, mingi teema on siin. et vahest seda, noh, tihtipeale on seda sihuke slaavi keele kasutuse poolest, et nendel on see aupaklikkuse tase või niimoodi veitsa nagu teises stiilis ja siis näiteks vahest saab ülejäänud siis suure S-iga sina peale, mida ma tegelikult ka ei armasta nagu ise. et ka Eki ütleb, et kui suurel tähel ei ole erisust väikese tähe ees, siis eelistada väikest tähte. ehk siis, kui ma ütlen sina väikse S-iga ja sina suure S-iga, see tähendab ikkagi ühte inimest. kui ma ütlen teie väikesed tõhiga, siis olete kõik teie, kes selle ekraani taga olete. kui sa ütled suured tõhiga teie, siis on üks inimene. ja otsusekiirus, et mõni soovib näha ühte reklaami, ma ei tea, mitu korda, teisel on vaja seda üks kord, et mingi hea pakkumine ja nüüd ma ostan ära. et siis sa pead mõtlema ka selle peale, et kuidas sa, et kas sinu siis persona ja sihtrühm ja üldse üleüldiselt ostjad, et kas nemad otsustavad kiiresti või on sul selline toode või teenus, millel on rohkem mõtlemisaega vaja. et ka sellest sõltub, kuidas sa siis üles ehitad oma postitusi. Siis mõtled, miks nad päriselt sinult ostavad.
et hästi klisee on, eks ju see, et meil on hea teenindus, soodne hind, parimad pakkumised aga ütle nagu reaalselt, et ma ei tea, me teeme nädala jooksul, meil on 10 aastat kogemust. Ütle välja hind või väärtused, et noh, nagu seesama siin eelmine näide oli kristlik, on ju. Sest et noh, tema väärtuseks ongi kristlik. Ehk siis mis on see, miks ostab lisaks tootele, klient ei osta ainult seda toodet või teenust, vaid seda turvatunnet, noh, lihtsust, kuuluvust, noh, klassikaline Apple'i värgid või siis telekommunikatsioon, et kui sa oled, ma ei tea, Elisas olnud või Telias olnud, et siis sealt edasi minna. Ja praegu me seda ei tee, aga sa mõtle, pane endale kirja või mõtle, et mida, kui klient peaks sind soovitama, siis mida ta ütleks sõbrale ühe lausega, et miks just sina. siin on näide ehitusmehed, nende reklaam, et usaldusväärsed ja karsked ehitusmehed Tartust, oleme karsked. sa ei tea kunagi, äkki nad, noh, klassikaline on ju see, et arvatakse, et mingid suvalised jorsid võtad, kes tulevad pudeli eest tööd tegema. Et noh, siit me ei räägi muidugi sellest autoriõigustest ja asjadest, aga mõtlen, et lihtsalt on välja toodud nende eelis, nende tugevus on karskus. Ja siis lähmegi põhiasja juurde, et kuidas siis see postitus paremini levima panna, kui sa tead, kellele sa siis oled suunanud selle postituse, kes võiks olla sul see kõige maksvam klient, temale keskendud, aga loomulikult see jätab uksed lahti ka teistele, siis postituse levima panekuks kõigepealt vaata, mis sisu sul üldse on kõnetanud varasemalt. Ehk siis klassikaline, siin on Facebooki insights, aga siit sa näed ka Instagrami omi, aga samuti ka siis kõik teised kanalid, on ta LinkedIn või TikTok või Snapchat. Et otsi üles need kohad, kus on need kõrged. Et muidugi, kui sa kogu aeg, kui sa teed hästi vähe postitusi, siis need tipud tulevadki sagedamini, noh, siis on nagu raske, siis tuleb niikuinii, sellepärast et kui sa muidu ei postita ja siis postitad, siis ta läheb kõrgemale, aga kui sa teed nagu stabiilsemalt postitusi, siis jälgi, mis on need kõrgemad kohad, millal sa oled postitanud ja millal on rohkem liiklusi olnud ja vaata, mida sa selle ajal oled teinud. No päev 2 või tähendab päev pluss-miinus jäta seda ruumi, sellepärast et noh, sõltuvalt kellaajast, et kas ta on siis USA aja järgi või mis iganes. Seejärel vaata content'i alt, et kuidas need tegevused, et üks asi on see, et jah, ta jõudis kaugele, reach oli kõrge. Aga siis, mis on sinu jaoks tähtis selle postituse juures, kas see, et ta läheb klikib lingile, kas see, et ta reageerib postitusele, kommenteerib postitust, leviku poole pealt oleks loomulikult kõige parem kommentaarid, ehk siis kui su postitus saab rohkem kommentaare, siis see tõstab reach'i kõrgemale. Lisaks ka veel kõikvõimalikud jagamised, et Instagramis ka see, kui siis jagab siis ta näeb su postitust ja jagab siis näiteks sõprade postkasti otse edasi, et need on tähtsamad tegevused. Minu puhul, noh, ma ise, kui mul on artiklid, siis loomulikult tahan, et läheks artikleid lugema, ehk siis link-klikid. Aga kui mul on tavaline postitus, siis interactions ehk siis kõikvõimalikud tegevused, olla siis pikemalt lugemine, siimur vajutamine, pildile vaatamine. Nii, siis Triin kirjutab siin vahepeal, et igale poole paned sama sisu, et sama sisu panek muidu on täiesti okei. Välja arvatud siis, kui sa kasutad näiteks, ma ei tea, keskendud uuringute järgi on niimoodi, et kui sa keskendud TikTokile ja sedasama postitust siis levitad nii Instas kui Face'is, toimib paremini kui see, kui sa teed näiteks Facebooki postituse ja jagad sarnast postitust siis Instasse ja TikToki, ehk siis noh, kui peaks keskenduma, et millist sisu luua. Kuid siiski iga kanal on põhjusega. Et ma kalduks arvama, et kui palju on see, et noh, TikTokis panus sinu sihtrühm versus siis Facebookis, et Facebookis on minuealised, natuke vanemad prouad et, et siis see keelekasutus, aga TikTok on ju noh, fa-fa ja viled-vidinad ja kõik mullid sinna ja Insta on siis nagu visuaalne, et see on natukene, mina ka, ma postitan sama sisu, mõte kõik on sama,
aga lihtsalt see tonaalsus ja mis on esipilt ja need, et neid natukene peab ikkagi nagu vastavalt kanalile siis panema. Siis klassikaline küsimus, kas ma panen pilte, et pilt versus foto, okei, siin on hästi pandud. Pilt versus video pidi siin olema. Et videopostitus on üle kõige, video peab olema. Triin siin ütles ka, et Facebookis ja piltpostitus, eks ju. Et tegelikult algoritmi järgi on niimoodi, kui mina vaatan rohkem pilte, ma reaalselt vaatangi rohkem pilte, siis mulle näidatakse pildipostitusi rohkem, sealhulgas siis ka pildireklaame. Kui aga teine vaatab rohkem videosi, siis talle näidatakse videosi rohkem ja ka videoreklaame. Ehk siis sa pead tegelikult tegema mõlemat sisu. Et päris niimoodi öelda, tuimalt öelda, et kui on null tausta, siis jaa, video peaks olema edulisem. Samas Instas Musteri järjest enam, aina, üpris pikalt on juba rääkinud, et karussellpostitused ka Face'is, sest et kui on lihtsalt üks pilt, siis inimene vaatab selle ära ja siis fikseerib ära ja ongi kõik. Kui on karussellpostitus, siis Meta saab aru, et ta füüsiliselt vajutab ja läheb, vaatab teist pilti, kuigi mulle absoluutselt ei meeldi need karussellid stiilis, et sa kindlasti ei teadnud, mis nüüd saama hakkab ja nüüd järgmise slaidi peal on, aga täpselt nii juhtus ja siis sa pead nagu panema, et see nagu trikitab, see mulle üldse endale ei meeldi. Aga jah, võid vaadata siit pilt versus foto, pilt versus videosid ka statistikat, eks ju, aga sa siiski pead nagu vaatama kerge siukse eelarvamusega, et võib-olla oled lihtsalt vähem pilte teinud või vähem videosi, et päris üks-ühele ei saa seda võtta. Kuid iga kord, kui postitust tegema hakkad, siis sa pead mõtlema, et kuidas kaasata, mis on see asi, millega inimesed kaasa tegema kutsuda, et kõige klassikalisem call to action, ma kõigist nendest räägin, et mis formaati kasutada, et kõigi jaoks on eraldi, Reels on pigem selline, kus sa ei pane, et kuule, täna on meil selline asi, vaid see läheb story'sse, Reels on siis nagu üldisem, mida paari nädala pärast inimene vaates saab ka aru, et kuule, et see on täitsa okei koht. Kui sa postituse teed, kas ise jagaksid ja kommenteeriksid seda postitust ja emoji. Ehk siis mina, emotsidest mul siin täna ei ole, aga emotsid täiesti maitsekad emotsid on täitsa omal kohal, sellepärast et see on väike pisipilt, see tõmbab rohkem tähelepanu, kui sa ise ka vaatad äkki postitusi selle pilguga, et mis sul jääb rohkem silma, siis tihtipeale on see, kus mõni emotsiga on, aga kindlasti mitte niimoodi, et see on üle tambitud. Ja ma ise kasutan emotsipeediat. Et Emotsipeedia siis nagu Vikipeedia, et seal on huvitavaid emotsisi. Keelekasutus, mis ma ütlesin näitena, mul vana hea klassikaline näide, et kui ma õhtul olen teleka ja scrollin tuima või doom-scrollin, siis tuimalt face'i ja mul tuleb, et elektrohüdrauliline litotropsia teel 3, 4 või isegi 5 endoskoopilist retrograadset kolangiopankreatograafiat nõudev protseduur, siis mul on, ahah, okei, lähme edasi, veits keeruline. Aga ma lasin ChatGPT-lt, ta ütles, see on lihtsalt üks uus protseduur, millega saab lihtsamalt suuri sapikive eemaldada. Et see ei tähenda, et sa peaksid laskuma nüüd täiesti sellise olematu tasemeni, vaid see tähendab seda, et alusta lihtsalt ennem seda see more'i, et ma saan aru, et millest ma räägin. Näiteks ütled, et no sa ei saa öelda, kas sul on suured sapikivid, me nüüd eemaldame neid, vaid et meil on uus protseduur, mis aitab, või kas teadsid, et meil on uus protseduur, mis aitab suuri sapikivi lihtsamalt ja kiiremini eemaldada ja muide, selle keeruline nimi on elektrohüdrauliline litotopsia teel tehtav endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia. Ma olen aastaid seda harjutanud, nii et sellepärast mul see sõna tuleb välja. Aga muidu sa saad näidata seda professionaalsust allpool ka, aga lihtsalt algus peab olema selline, et mul ei jookse juhe kokku. Alati juurtevisuaal, olgu see siis pilt või video või karussell, mis iganes, lihtsalt muidu see jääb märkamatuks. Et pane alati ja vaata seda ka, mis sul kodulehelt pilti juurde tuleb, et see on puhtalt siis kodulehes seadistustest. Et kindlasti, isegi kui see tundub, et see pilt jääb sinna, siis pigem mitte. Ja lingipostitused, see on ka hästi klassikaline asi, mida öeldakse, et lingipostitus ei toimi. Kui võtta jälle niimoodi, et tuimalt, siis ükski keskkond ei taha, et temast välja suunatakse, ehk siis, et see lingipostituse eos tõmmatakse riitsi maha, YouTube eriti, aga kui ma enda statistikat vaatan, minu kõige popimad, ütleme Smilase popimad postitused on just lingipostitused, mis lähevad kodukale, sest et Meta teab, et inimene jääb sinna püsima. Mida ma küll aga teen, on see, et ma laadin üles pildi
ja siis panen lingi küll ülesse siia samma postitusse. Mulle ei meeldi kommentaaris lingi panemine, lihtsalt ma ise ei viitsi neid klikkida. Mina teen niimoodi, et ma laadin üles pildi ja seesama näiteks, mis on kodukal profiili pildina või selle artikli pildina ja siis kirjutan teksti ja panen siiasamma teksti ka lingi, et lihtsalt pilt ei tule kodukalt, vaid pilt on nagu meta jaoks on see visuaal, on nagu, et see on nagu pildipostitus. Siis alati levivad okeilt huumor, igas valdkonnas on maitsekas huumor olemas. Ja sul on lihtsalt vaja neid noh, nii-öelda tilulilu postitusi teha, sellepärast et see tõmbab kaasatust, inimesed tulevad sotsmeediasse kaasatuse pärast, sotsiaalsuse pärast ja need postitused tõmbavad seda riitsi ülesse. Ja siis, kui sul on mingi eriti popp postitus, näiteks pärast seda panna kohe, et mingi müügipostitus üles, siis on tunduvalt rohkem inimesi näeb seal postitusi. Sest et sul võib olla seal ka 10 000 jälgijat, aga kui sa teed sellist sisu, mida ma lihtsalt fikseerin ära, et kuule, et okei, neil on mingi uus asi, onju, siis ma ei pane ei like'i, ei kommentaari, klikki, mitte midagi. Meta ei tea, et sind huvitab see. Kui ta aga reageerib su postitustele, siis Meta teab, et näe, vaata, kui ma ütlen Meta, siis nii Face kui Insta, aga ka teised kanalid loomulikult, et selline sisu neile meeldib ja sellepärast näitame selle lehe postitusi rohkem. Nüüd küll siin jutud liiguvad, ma ei mäleta, kas see oli ainult USA-s praegu või 4 riigis, siis äkki on katseperiood see, et mitte sa ei hakka nägema ainult reklaame vastavalt sellele, et ütleme, sa käisid ostmas matkasaapaid, et matkaspordist näiteks, et sa hakkad matkaspordi reklaame nägema lisaks veel ja siis näiteks Sportlandi omi, vaid ka su see orgaaniline feed. Et näiteks see on katse või see mis iganes testperiood, et sa vaatad näiteks oledki matkaspordilehe peal, vaatad matkavarustust, siis su seinal hakatakse näitama näiteks matkaga seotud postitusi nagu tavalise seina peal, et lisaks noh, seal ka ai, et mulle endale isiklikult meeldib, et ka see sisu seal siis teemakohasem, aga tühjendama huvisi, ma teen seda pärast iga kuu. Huumori koha pealt, see mulle lihtsalt meeldib, et see on niisugune lapsevanematele hea näide, et ema, sa ei juhtu ju praegu magama, et mul tuli just meelde, et homme kooli jaoks vaja hapukurkidest, kosmosekiivrit ja nuudlitest tikitud Eestimaa kaarti. Klassikaline olukord, et see lihtsalt paneb naerma, onju. Et see on selline. Nii, siis kasulik sisu ja kasulik sisu selliselt, noh, see on selline jagatav okeilt, noh, teemakohased need automaks loomulikult oli see, mis läks hästi siin teemasse, et selle igavad sisud on ja, mis tunduvad noh, et väga ei viitsi, kes neid ikka tahab lugeda, aga tegelikult see kasulik sisu, mida on praktiline kohe, mingid nipid, noh, nipid tuli ära jah, nõuanded. Üks asi, mis mul praegu selle slaidi pealt tuli mõte, et praegu see on mul avatud postitus, et tegelikult on niimoodi, mida ma ka alati soovitan teha, et vaadake siis, kui siit loed, et automaksu ümber liigutada numbritega ja siis tuleb noh, viisakas on üks rida, siin tuleb mul vist see tekstimüüri koht ka, aga enne seda, kui tuleb see see more nupp, siis selle osa topin ma täiega täis. Et ja ma call to action'id on ette, ehk siis, et kui ma seda vaatan, üks müüt puudutab maksu ebanormaalset suurust stiilis, et kas sa oled ka kuulnud müüti, et automaksu suurus on ebanormaalne ja siis see tegelikult ei haaku tegelike numbritega. Ma panen selle teksti siia otsa, et see kõige olulisem, eriti kui sa teed reklaame, et ei alusta mingi uina-muina jutuga ja siis tuleb välja, et stiilis –100%, aga see jääb sinna see more nupu vajutamise taha ja siis on sul nagu pool klientidest kadunud. Et see esimene osa topi täis. Töötajate tutvustus alati teen seda, sest et ma ei räägi OÜ-ga või AS-i või MTÜ või kellega iganes, ma tahan teada, kes seal taga on. See on ebamugav, mulle endiselt ei meeldi pildistamine, alles eelmine nädalavahetus õega harjutasime, olin põõsa taustal ja siis ta klõpsis lihtsalt jube ebamugav, ma võin minna telesse seal, sest ma vehin ju niimoodi igatpidi. Aga see üks pilt, aga tuleb ära teha. Ja kui ma hakkasin, kui ma ettevõtlusega alustasin, kaksikud olid 2-kuused siis,
et jah, nii väikselt ma neid ei pannud sinna, alles mingi paar aastat hiljem vist tulid esimesed pildid, aga pärast seda, kui ma hakkasin kuvama ennast ja siis ka lapsed olid taustal kuidagi, siis hakkas mulle väga palju tulema just väikeste laste emasid. Nad suudavad suhestuda, nad saavad aru, et näe, vaata, ta on minu inimene või noh, minuga sarnane inimene ehk siis persona. Ja ma ei tea, kuidas teiega, ma valin isegi arste näo järgi et ma vaatan, et kui mul pean valima midagi, siis ma vaatan või mingi neid juriste, et kas see nägu klapib kuidagi, ehk siis katsu ennast pilti tuua, kui sul on ebamugav. Mina näiteks suudaks kaameraga võtta telefoni kätte ja siis teha kaameraga videot, oo, ma olen siin täna ja ma olen selline, selline teine. Pildi ma võin ära teha, aga et anna märku, kes sul seal töötavad. Et see toob sihukest lähedust, usaldust. Liisa Boltist kogu aeg kirjutab. Ma pole veel elu sees Bolti tellinud, aga äkki kunagi Liisat tellin, kui Liisa ise mulle müüb. et see, siis kasulik ka igal sisu, tihtipeale on mingid näited, mingid numbrid, mida on raske nagu edasi anda tekstina, siis infograafikud, et hästi, noh, Eurostat on see, aga ma ise jälgin väga usinalt siis Eesti Statistikaametit, et see on lihtsalt huvitav ja sa saad kiirelt need mingid põhiasjad välja tuua ja kui see pilt nagu siis tõmbab, siis ta loeb ka äkki pikemalt edasi. Alati ei pea ise välja mõtlema sisu, et kõikvõimalik user-generated content ehk siis kasutajate endi poolt loodud sisu, vaata, kus sind tag itakse, kus sind mainitakse. Noh, Meta puhul siis on lihtne, siin mentions and tag, siin on kõik asjad koos. Et noh, kui on tehtud selline pilt, mida nagu siis, mida sa saaksid ka enda lehele edasi jagada, mina alati küsin, et ma ei mõtle nüüd ainult inimese oma, vaid kui ma teen mõnda ettevõtet ja ettevõte on kuskil ära mainitud, on ju, siis ma küsin, et kas ma võin seda jagada oma seinal ka edasi, oma ettevõtte siis seinal vastavalt, keda ma siis haldan. Minu arust on lihtsalt viisakas. Ja teine asi, mida kindlasti tee, on see, et kui keegi sind kuskil ära tagib või mainib, siis mine selle postitaja postituse alla ja kirjuta sinna alla ka füüsiliselt oma ettevõtte nime alt, sest et tema seinal on see postitus ja kui sina siis oma ettevõtte nimega tema postituse alla kommentaari paned, siis see jääb esiteks sellele postitajale niimoodi, et oh, ma võiks teinekord ka teha seda ja teiseks on see, et need inimesed, kes seda vaatavad, et vaatavad, oh, kuule, mingi brändiga lähen vaatama, mis see ettevõte veel teeb. Ma hoiatan praegu ette, ma vaatan, et tavaliselt on pooletunnised, ma ütlesin eile ka, et mul läheb veits pikemalt, nii et püsige lainel. Kõikvõimalikud takeover'id, siin on lihtsalt näited jälle, et huvijuht võtab üle, et andke mõnele oma töötajale hoopis teine nurk. Kui sa ei julge seina üle anda, anna story ja siis ütled, et näe, vaata, meil annab, siis see tutvustab jällegi nagu inimesi, neid, kes on selle ettevõtte taga ja näitab sihukest intiimsemat poolt. Tekstimüür. Sa pead alati mõtlema postituse juures, et see peab olema loetav ka telefonist või eelkõige telefonist. Mina alati keskendun telefoni lugejale, sest enamus vaatavad telefonist ja sa ei saa panna pikki pakse tekstijuppe. Mina panen kuskil 4-5 rida ühte lõiku ja siis teen selle tühikuga selle siia sisse. Sest et kui ta pöörab korraks pea ära ja sul on pikk paks tekst, ta ei mäleta, kus ta pooleli jäi, siis ta ei viitsi enam, läheb edasi. Kommentaaridele alati vasta, nagu ma ütlesin ka, et kui keegi kommenteerib kuskil sul, siis vasta brändiku mõttes ja lihtsalt, et olla, kui on trollid, siis ütle, et väga hea küsimus, palun võtke otseühendust, räägime midagi sellist. Aga ära unusta reklaami. Siin on üks Zalando vana see, et noh, pildi olev riietus on jõledalt maitselage ja näeb välja nagu oleks narkomaanist prostituut elu hammasrataste vahele jäänud, vanaema pühapäevalauline ribad ümber keha kerinud. Et vaata, mida ka pannakse. Mina sellepärast reklaame tehes panen alati sinna, ma vaatan, et mis jälgib, noh, ma ei tea, reach, ROAS, click to rate, ma panen sinna ka kommentaarid selle, et siis ma näen, et näe, seda reklaami on kommenteeritud, ma lähen vaatan, mis kommentaar sinna jäetud on. Postitust võib ikka edasi jagada, kui on täitsa teemakohane, aga pane alati paar sõna juurde, miks sa seda jagad. Ma näen küll, et see on mingi Rauno Parras jääpuudus piirdub Eesti jääspordi arengut, aga stiilis, et nägime, et siin jääspordis on arengu piiramine jääpuudus, et me arvame ka nii ja mis sa arvad, midagi sellist, et pane midagi teksti juurde sinna oma vaatenurka. Call to action ehk siis kutsetegevusele. Ära eelda, et inimene teab, mida sa teha tahad, ütle talle, mida ta tegema peab.
kas just, kellele sa tahaksid jubedalt peksa anda, tag'ida kommentaarides, aga minu jaoks oli tegelikult see isegi hullem. Suvekool, testi ja saa teada, kui loll või tark sa ringmajanduses oled. Ma ei eeldaks ülikoolilt sellist asja, aga selline sisuturunduspostitus oli. Aga näidetena, kuidas, noh, esimesed read on need, mis tegelikult määravad ära, kas ma loen edasi või ei loe. Kui sa tõmbad sellega oma tähelepanu ära, siis sa oled ta võitnud. Näiteks siis ma ei hakka neid pikalt siin ette lugema, aga mõtle siis, et noh, 3 sammu, 3 nõuannet, kuidas teha seda, teist või kolmandat, onju. Ja siis ütle seal, et salvesta see postitus endale. Või siis tule siis koolitusele, sest et kui sa tunned ka, et sa ei ole sündinud kirjanik, onju, siis tegelikult see kõik on selgeks võimalik õppida, ehk siis konkreetne väärtus, mida inimene saab, kui ta tuleb näiteks koolituse, ostab su teenust, ostab su toodet või emotsioon või selgus, et mida siis, kui ta loeb, et siis ta tunneb, kuule, et paneb naeratama või siis paneb vastupidi mossitama. Muidugi need, mis on siuksed negatiivse tooniga postitused, need tõmbavad rohkem tähelepanu, rohkem jagamist ja asju, aga seal on ka öeldud seda, et kui sa liiga palju negatiivset, isegi kui see ei ole sinu ettevõttega seoses, jagad oma sotsmeedias, siis sinust üldiselt jääb ka siuke negatiivne kuvand, et sellega ole ettevaatlik. Siis üleskutse call to action'i näide jälle, need pikad suured galeriid, ma väga palju galeriidesse pilte ei soovitaks panna, aga kui sul on siiski rohkem pilte, siis ära eelda, et inimene vaatab kogu galeriid. Ütle talle, et vaata kogu galeriid. Et ma ei tea, sealt näed sa seda inimest, sealt sa näed, kuidas me karika võitsime, sealt sa näed, millised olid esikoha auhinnad, midagi sellist, et ta lihtsalt füüsiliselt tunneks, kuule, ma tegelikult tahan küll teada, mis seal oli, et ütle talle. Pildid, videod kindlasti, nendest ma siin kõigist räägin, need lingid ma siis panen pärast sinna alla, mis mul on mõeldud. Et klassikaline see, et kui udune pilt on udune, et kas seda võib panna või ei panna või võib panna. Minu ütlemine on alati see, et sa pead välja nägema selline, nagu see oleks tavalise sõbra tehtud postitus, sest et kui see on üle viimistletud, siis ma automaatselt kerin sealt üle, sest et ma vaatan, et see on mingi promopilt. Et selles mõttes, kui sa ei tegele just mingi luksuse ette ja sellise asjaga, siis täiesti okei on panna selline telefoni, mis iganes pilt. Kasutusõigused, mõõdud, sellest räägin, tegevuses, sellest räägin. Mina ei jälgi mingeid kolmandike, neljandike protsente ja nii edasi. Peamine asi on see, et sinu kõige tähtsam sõnum peab olema sul keskel, et mis absoluutselt igas telefonis, igal seinal, igas mõõdus jääks silma. Et siin ka näide vasakpoolsel on ja, et kui mul seal all oleks tekst, et kõik asjad -70%, siis ma sisuliselt ei näegi seda, sest ta läheb lihtsalt sinna varju taha. Et pane lihtsalt keskele, eriti reklaamide puhul, siis pea seda silmas. Siin on ka näide, aga parimatel juhtub. Mosseri teeb iga, ütleme reede öösel siis laivi ja siis tal on ka supakad all, aga ta ei arvestanud sellega, et ta sõits autoga ja see valgus muudkui tuli niimoodi, et valge särk, valge tekst on ju, et see lihtsalt mulle jäi silma, see oli siin mõni nädal tagasi. Siis tegevuses pildid, klassikaline igast iluteenuse pakkujad, et nägu ees otse, et see ma ei tea, selline soeng on ju, et tee mingi teise nurga alt, siin klient mul ei tahtnud ennast nägu jätta, ma tegin jalgadest pildi, siin ma olin selle pildiga siin, kus on see Miilos reklaam. Ma ei tea, kas te näete, kui ma hiirt liigutan või? Okei, siis on hästi. Et Tanel oli mu klient on ja ma tahtsin öelda, et ma olen kliendi kohtumisel, aga mul oleks mitu kaadrit enne, kui ta Miilas uduseks jättis ja Taneli nagu selgeks, et seda on natuke vaja nähtud. Aga mõte on selles, et näe, vaata, mu klient on see ja mu firma on see. See nüüd keskel siin on minu jaoks natuke liiga udune. Siis kuidas veel tavapostitusega, meeleolupostitused, aga tuua oma brändi nagu niimoodi natukene nagu, et need, kes ei taha kohe osta, vaid ta pidevalt see logo kinnistuks, mõte, see sinu tegevus. Siin näiteks on mu tütar. Ja kuna ma ei tahtnud teda nagu päriselt pildile panna, siis siin taga on tegelikult Marja Maiuste pakk. Kui ma oleks ta siia ette pannud, siis see oleks puhas reklaam. Aga kui ta on siin taga, siis ta on selline, no jah, päris jah. Ja siin on see Marja Maius ise. Siin on selle kafeiini smuuti.
et täiesti tavalise postituse tegin jälle, et noh, ma ei ütle niimoodi, et kuule, et näe, mine osta marjamaiuseid, vaid ma kirjutan, et tüdruk tegi omale lebo spa õhtu. Või siis, et siin, kus on see smuuti on ju, et meil oli mingi äge nädalavahetus ja siis ma ei tea, vahest sai paar ampsu ka võetud või midagi kiirelt sisse, et ma ei ütle talle, et mine osta jogurtijooki. Ehedus, see niisugune oma nagu ka niisuguste, ütleme siis halvemate hetkede näitamine, et alati ei ole kõik ju lust ja lillepidu ja ma tahan ka näha, et teised ka eksivad, kõik ei ole ideaalne, et mulle hullult meeldis see Kaja Kallase, see, tal oli küll video, sellepärast on udused pildid siin, et kuidas ta seda, ta rääkis, kuidas seda vastlakuklit süüa, siis tal oli nina ja nägu oli selle tuhksuhkru ja vahukoorega koos, et lihtsalt see, et sa tood ennast pilti oma nii-öelda haavatud poole, siis inimene suudab suhestuda, et näe, ta ei ole ka perfect. Siin, no ma ei saa, see Rasmus, no see Rasmus lihtsalt on Rasmus see on, ma andsin ujujatele vist koolitust jah, ja seal selle isa poeg oli siis see, ma lihtsalt tõmbasin seda südame sinna peale, aga kujuta ette, kui ma oleks pannud lihtsalt, et beebide ujutamise trennid, aga kui ütleb tere, mina olen Rasmus, lähme ujuma siis no see on täiesti teine emotsioon, no ma ei tea, see on nii nunnu või noh, klassikalised need, et kas sa müüd oma toodet siis huvitava pildiga või see klassikalise tavalise pildiga, et see lihtsalt, kui seal on valgel taustal, on vaja müüki teha, sa ei saa teha niimoodi, et sa ainult sotsi teed ja siis mingit suhtleme ja jutustame ja teeme mingeid kaudseid ilusaid postitusi, vaid vahest on vaja öelda ikka ka, näe, vaata, meil on asi, osta ära ja siis mõtle sellele, kuidas sa seda pakud, sest et kui sa paned selle valge taustal, see on konkreetne müügipostitus. kui sul on aga seal seesama see metsa oma, siis on niimoodi, et inimene vaatab, et miks ta seal kohas on või kes selle pildi tegi, peab korraks fikseerib ära vähemalt, käib näiteks bränd läbi või siis kui ta isegi brändist ei huvitu, vaatab, et mingi reklaampostitus, ta jäi vähemalt seisma ja see annab metale reaktsiooni, et näe, see pilt on täiesti okei. Aga noh, tegelikkus ja see peab ka vastama, et siin on see klassikaline, see Gameboy Tetrise pitsa, mis siin uudistes ka käis läbi, et päris kõik ei ole nii. siin on üks näide, kui ta oleks pannud lihtsalt, et puhastan ja renoveerin teie joogiveekaevud, sellise postituse, ma poleks seda siia pannud, aga kuna see härra seal on nii vahvalt tünnist väljas, siis noh, ta on näidetas. Kompositsioonidega üle ka ei tasu mõelda. Võib-olla kõik ei saa aru, et siin on šokolaadijäätis maasikatoormoosiga, aga noh, igaüks vastavalt oma rikutuse tasemele. Siis siit näiteks, mis mulle meeldib väga, sa ei tea ju kunagi, kui sa ostad netist riided, kui pikk või peenike, mis iganes. Mulle väga meeldis see, et ma leidsin siit oli, et kus ta oli, modell on 183 sentimeetrit pikk ja kannab M-suurust. Ja kodukal oli niimoodi, et seal oli pusad müügil ja siis oli, et 183 sentimeetrit meesmodell kannab M-suurust ja kui klikkisid, viis ta selle postituse peale. Et mulle väga meeldis see, et hästi-hästi hea näide minu arust. Mulle ei meeldi niisugune odav, noh, kuidas, noh, odav on halvasti öeldud, aga see on kompromiteeriv pilt, see tõmbab tähelepanu. Mina oleksin siin natukene juba selles mõttes ettevaatlik, et kuna ta kasutab sõna noh, pitch on ja okei, tugeva põhiga, ehk siis see juba viskab meta ai-le natukene niisugust terrorit, et kuule, et kas see on mingi sõimusõna ja teiseks see noh, jalad laiali ja kõik, mis on niisugune seksuaalsus, alkohol, vägivald, olge üliettevaatlikud ka tavaseinapostituste puhul. Siin selle ilma taustata ma tegin ai-ga, aga see naine müüs ilusti pesumasina kõrval, ilus kodukleit järelikult, et ma suutsin suhestuda, et ma võiksin sellises keskkonnas seda kanda versus siis see, et oleks nagu lihtsalt valgesse, et ma saan aru, et kuidas ta nagu päriselus välja näeb. Või näited jälle, kui sellel mehel ei oleks karvaseid jalgu ja see sokk oleks lihtsalt mingi naise jalas või siis kuskil taustal, siis see ei tõmbaks mu tähelepanu, aga nüüd on ta mitu aastat mu näidetes olnud, sest lihtsalt see karvane jalg tõmbab mulle tähelepanu. Jälle ma fikseerin ära, ma küll ei ostnud neid, mul ema koob sokke, aga see jäi silma. Kuidas veel tähelepanu tõmmata, klassikalised igasugused saiakesed ja värgid, noh, need tõmbavad ja muidugi tähelepanu, sest et see tekitab isu ja niimoodi, aga mitmete uuringute järgi on ka see, et kui sa siis teed nagu pooleks või oled nagu söönud juba, siis tekib see tunne, et oota, miks ta pooleli jättis või kas mina võiksin seda hammustada või kas ma sööksin nii palju ära, kõik sellised asjad. Et see
See on üks väike niisugune nipp. Kontrastus loomulikult jällegi, et sa pead mõtlema, ma nägin, Jaanika tegi suuri silmi, sa pead mõtlema telefoni vaataja peale, see on nüüd päris vana, aga see oli niimoodi, et ma andsin seal Ülemiste keskuse kinosaalis koolitust ja see slaid oli mul seal seina peal, noh, selle suure kinoekraani peal ja ma kõndisin, ma olin aasta aega seda näidanud või 2 ja ma kõndisin sellest Fortuna logost mööda, see Fortuna logo oli sama suur kui mina ja siis ma kõndisin, oo, siin on logo ka et ma avastasin ikka päris tükk aega erinevaid asju siit pildilt. Sihtrühmale vastav pilt, kui ma müün pluuse, mis mahuvad ka kõhukatele, siis seal on kõhukas peal. Kui ma müün XL ja XXL riideid, siis mul on seal XXL peal, mitte et ma ütlen, et panen selle XXS modelli ja siis ma lihtsalt ei suuda suhestuda taga muidu. Üllatav. See on lihtsalt liiga hea näide, ma pean seda tooma. Et siin on naiste Icepig tutikas jope. Minul tekitas see küsimus, ma vaatasin kõik ta müügipostitused üle, sest siin on garderoob lahti ja ma tahtsin näha, mida ta veel omale selga panna. Kahjuks rohkem ei olnud, aga noh, üllatuse moment ka vahest, aga see tõmbab tähelepanu jällegi, et sa võid ühest asjast teha täiesti tavalise pildi, mis on lihtsalt müügipostitus, teisest küljest võib see niimoodi, et see tekitab emotsioone. Nii, ja nüüd ma panin oma tralliga siin käppelt lõpuni. Ma saadan neid linke ja asju ja üks näide on mul, see on Instagramist, mis mul meeldib ka, et kui mõeldakse, et mis sisu ma loon, onju, et laomeister, et tema teeb hästi siukseid tavalisi emotsionaalseid igapäevaelu neid postitusi, kuidas ta kuskil kõnnib või midagi teeb, et ma vahest teda jälgin. Et vahest küsitakse, keda sa nagu soovitaksid. Ma ei oska niimoodi konkreetselt soovitada, aga ta on must vahest mõnest slaidist läbi käinud. Nii. Ja nüüd ongi ametlik osa läbi. Natuke lasin üle. Ei ole hullu. Me pidasime kõik vastu, mitte keegi ei kadunud ära. Ja hästi palju südameid ja muid emotikone tuli siis, kui sa jõudsid, et nii, nüüd on kõik, jõudsime lõppu. Üks küsimus on ka Piia käest. Kui hästi toimib see, et sa kirjutad lõppu salvestuse postitus? Kindlasti ei ole niimoodi, et esimese korraga nad kõik salvestavad seda, aga kui sa ei ütle, siis on kindlasti väiksem tõenäosus. Toon näitena, kui ma, vahest kui ma ütlen, too pane call to action, kõik hakkavad tegema, ei hakka kõik tegema. Kõige klassikalisem on see, et kui ma ütlen, et kirjuta talle või kirjuta postitusse, et jaga oma arvamust kommentaaris või kommenteeri mida iganes, et miks inimesed siis ei kirjuta sinna kommentaarisse, ega esimese korraga seda ongi väga raske saada, see on järjepidev ja mõte on selles, et kui sa ei ütle talle, et kommenteeri või kirjuta, mis sa arvad või mis iganes, siis ta tõenäoliselt ei tee seda üldse, sest et keegi ei ole ta käest küsinud, see suuna teda, aga kui ma ütlen, et kuule kommenteeri ja tal on mingi mõte, siis ta ütleb, aga küsitagi, ma võin vabalt siis kirjutada. Et see on praegu kommentaaride puhul peal, seda ma tahan kindlasti öelda, et kui tuleb sinna mingi rämpsu kommentaar, ära mitte kunagi kustuta kommentaari, peida. Et seal on see 3 täpikest võtta, et kas hide või siis delete, et alati peida, sest et kui sa peidad, siis see troll näeb, et see postitus või kommentaar on alles ja ta ei lähe kuhugi mujale põristama. Kui sa kustutad ja ta avastab seda, et kuule, see ettevõte ei vastanudki mulle midagi, ma olen vaatanud, miks ta ikka ei vastanud. Kui ma poliitikuid teen, siis see on hästi oluline, eriti seal. Ja siis ta vaatab, et postitus või see kommentaar on kustutatud, siis ta läheb sinu kanalist välja, ta läheb trollib kuskil mujal ja siis ei ole kontrolli enam sinu käes, et alati peida. Sina näed seda, tema sõbrad ka näevad, aga nagu normaalsed inimesed ei näe. See on hea teada, meil on küll ka veebikoolis selliseid olukordi juhtunud, kus vahepeal mõtled, et mida sellega teha. Meil on ju AI-d palju ja siis kellel AI vastu karva käib, siis tuleb, elab ennast mõnikord välja. Aga teinekord on hea ka see, et võid mõelda küll, et tohutu katastroof pandi halb kommentaar ja niimoodi, et jaa, ega ei meeldi, aga samas postituse riitsile on see okei ju. Keegi kommenteerib. Ja kui on selline ikkagi, mis ei ole siuke räme sõim ja konkreetselt isiku pihta midagi taolist, siis ma kirjutan sinna viisakalt vastu, et aitäh su arvamuse eest, et see on tõesti tore, et igal inimesel on õigus oma arvamuse, me respekteerime seda, aga meie on nii. Et mina ise kasutan seda siis, kui ma Ukraina asju teen, et kui mul on vaja siin postele saata mingit autot või mingit nänni või mingit toetusi, siis ma panen ennast tanki sellega, sest et ma olen blondiin, ma olen naine, ma olen 3 lapse ema ja see ei meeldi sellisele natukene
venepoolse vaatamisega keskealisele härrale tavaliselt. Ja siis nad panevad, noh, otse saadavad mulle Maladetsi Tiina Ahhu ja Lehtme 2 ja nii edasi. Aga mina ütlen, kui halb päev peab sul olema, et sul on aega sellise asjaga tegeleda ja Mm. minu postitus levib nii, et vähe ei ole. Et seal on Jah. puhas trollimeri, aga ma lihtsalt mõtlen, et nii on. Mhm. Eks ma ka alati mõtlen, et oh, aitäh. jah, ja Seda oli vaja. ja, Kommentaar on kommentaar, halba kommentaari. See on alati võimalus, on ju, näidata, et milline inimene sina oled, on ju. ja just. Üldse kommentaarid, negatiivsed kommentaarid on alati võimalus sellel samal teemal edasi kirjutada. Just, ja kommentaaridega see asi ka, et noh, vahest ma vaatan, need, kui kiidetakse, siis on nii, et oo, aitäh ja ta-ta-ta ja kui midagi negatiivset, siis jäetakse vastamata. Alati tuleb kõigile vastata, kui sa võtad selle seisukoha ja ära pane lihtsalt sinna süda või like või, sest et mina jälgijana ei vaata seda, kes pani selle like'i või südame sellele kommentaarile, vaid vaatan, noh, mingi like ja vaatan samal ajal, et ettevõte ei vasta midagi, ei reageeri midagi. Et ma kirjutan ikkagi sinna kommentaari vastuseks ka nagu ettevõtte nime, et kasvõi lihtsalt aitäh või Super. Aitäh sulle, Brit. Üks asi, mis mulle täna väga, sa ühe lause ütlesid, aga jäi mulle kõrvu, et me alustame sellest, et persona, et kellele me kirjutame, on ju. Aga siis sa ise pärast ütlesid selle koha, et ta näeb mind kui persoonat ja hakkab mind jälgima. Ehk siis see käib nagu kahtepidi, et ühelt poolt me mõtleme, kellele me kirjutada tahame, keda me Mhm. kõnetada tahame ja teiselt poolt me peame mõtlema ka sellena, et kellena, kes on see persona, mida siis jälgima hakatakse, on ju. Et Ja see on põhimõtteliselt eriti mida, persooni brändingu puhul või kui sa jah. oled virtuaalassistent ja kõik sellised, eks ju, sa pead selle inimesega suvestuma, et selles mõttes see oli see mõte, jah. Aga ehk siis jällegi persona, mis on erinev sellest demograafilisest, mis sa välja tõid, et kuidas olla alguses kindel, et kas sa oled siis ise Ozzy Osbourne või kes sul oli see Prince Charles, on ju. Mhm. Et ole ka ise hästi selgelt arusaadav, on ju. Ja noh, see tuleb niikuinii varem või hiljem välja, et see tegelikult ei ole selline, et mina, see, mis ma oma face'i panen, ütleme Miilase face'i, ma olengi selline. Mm. Et ma toongi välja ka need pildid, kus ma ei näe väga hea selle koolituste ja asjade peal peale ja ka sellised hetked, kus on nagu natuke raskem ja nii edasi. Sest ma lihtsalt olen selline, onju, et kui ma siis saan inimesega kokku, siis ta vaatab, et oota, kus on see meik ja kontsakingad, mida mul naljalt ei ole. et noh, selles mõttes jah, et ole selline, nagu sa tegelikult oled. Mega hea soovitus siia lõppu, üks korralik CTA suveks Ja, ja sotsmeediasse. ja, Aitäh sulle, Brit. Kui kellelgi on veel küsimusi, te võite julgelt siia kommentaaridesse jätta, tuleme käime loomulikult kõik üle. Aga seniks teile ilusat reedet, ilusat päeva ja suve jätku. veebikool veel ei puhka. Meil on koolitusi veel, aga tänaseks oleme sellise päevaga või selle hommikuse ampsuga lõpetanud. Oi kui hästi. okei, Aitäh sulle, Brit, ja järgmiste kordadeni. Tšau! aitäh ja kena suve kõigile. okei, nii, tehtud. Oot üks hetk, ma